tere! Ja olen valmis. Hommikut alustan ma tavaliselt hommikusöögiga. Seal oleks kindlasti kana, siis seal oleks köögiviljad ja mingisugune salativärk. Õhtu lõpetan ma tavaliselt sotsiaalmeedia jälgimisega. Vaatan üle, mis mu sõbrad on teinud, mis üldse seal toimub, mis on trendid, kõik muu selline. Minu väga hea sõber Randar Luik ütles kunagi, et sa näed neid vaid korra. Ehk siis siit saab ise tõlgendada, kas siis sa teed nende inimestega maksimumi, keda sa näed vaid korra, või siis teistpidi, et ära tunne piinlikkust sellest, mida sa teed, sest sa ju ei näe neid enam mitte kunagi. Väiksena tahtsin ma saada poemüüjaks, sest ma arvasin, et siis kuuluvad kõik poes olevad asjad mulle. Koolid ees võib-olla üks meeldejäävamaid hetki oligi see, kui ma olin üliõpilasesinduse turundusosakonnas ja sealne siis turundusosakonna juht Kristjan Otsman ütles, et tehke selle sündmuse turundamiseks ükskõik mida ja meie panime paadilakke. Pärnu kolledžis olen ma siis turundusspetsialist. Kui ma ei oleks turundusspetsialist, siis ma arvan, et ma tegeleksin siis noortega või oleks, ma arvan, kas oleks mingi noorsootöö või sündmuskorraldaja. Ma arvan, vanaduspõlve osas ma võib-olla kuskil Portugalis või mõnes muus soojal maal. Hetkel ongi olnud Portugal. Ma olen suve pärast, sest kohe-kohe varsti läheb väga-väga soojaks ja ma olen väga suve inimene. Saaremaa, sest ma käisin seal koolis. Liikluses häirib mind see, kui ei näidata suunatuld. Suunatuli ei ole mõeldud ainult sõidukitele, vaid on ka teistele liiklejatele. Mida ütlesid sina aastal iseendale? Ma ütleks seda, et sa oled õigel teel ja liigu edasi. Kas jõusaalis pigem jalapäev või seljapäev? Kindlasti jalapäev, sest igasugused seljaharjutused mu lemmikud ei ole, aga ma teen nad ära, sest need tuleb ära teha. Mis oli sinu viimane vale? Ma ei valeta, mulle ei meeldi valetamine, aga ma arvan, et ma võisin eksida faktiga, kas see oli mingisugune number, mingisugune hind, midagi sellist. Kui saaksid ühe välja mõelda tegelase ellu äratada, siis kes see oleks? Ma arvan, et see oleks Lotte, sellepärast, et Lotte on selline lapsemeelne, elurõõmus. Tal ei ole nagu piire, ta ei tunne sellist häbelikkust või seda, et mida võivad teised temast arvata. Ütle üks fakt enda kohta, mida vähesed teavad. Vähesed, võib-olla isegi ainult minu sõbrad teavad seda, et ma kardan pimedust ja seda väga. Aga kas Tanel Padar, And the Sun või Shannon? Kindlasti Tanel Padar. Kas Genka või Reket? Reket. Mida arvad Eesti Vabariigi valitsuse skandaalidest? Ma arvan, et ma ei taha öelda, et neid on vaja, aga ma arvan, et nad olid millegi pärast või need on millegi pärast. Ja ma arvan, et nad toovad midagi nii-öelda päevavalgele või on juba toonud. Kuhu me praeguseks jõudnud oleme? Me oleme jõudnud siis Eesti Punase Risti Pärnumaa seltsi. Mis sa Punases Ristis teed? Punases Ristis olen ma siis vabatahtlik, seda juba üle 4 aasta ja olen ka juhatuse liige. Kas külma või kuuma keel? Kindlasti külmakeel. Külmakeeliga saab väga palju teha. Seda olen ma siin õppinud. Ütle üks asi esmaabi kohta, mida paljud ei tea. Paljud ei tea, et esmaabi andmine on ka abi kutsumine, kas siis kiirabi või siis mõne lähedal oleva inimese nii-öelda kutsumine, et alati ei pea kohe hakkama siduma või mingisugust muud sellist keerukamat asja tegema. Aitäh sulle, Sandra, et leidsid aega vastata 25 küsimusele. Näeme varsti! Teeme nii! Tšau, tšau!